Mu daamid ja härrad, alustas kapten. Kuuleme, kinnitas päevapiltnik. Ametivõimud on välja kuulutanud karantiini. 3 nädala jooksul ei saa keegi Grand Hotellist lahkuda. Neid, kes tervishoiualastest ettevaatusabinõudest mööda püüavad hiilida, ähvardab seadus 5-aastase kuni eluaegse vanglakaristusega. Teid tuleks tegelikult Santa Annunziata saarele karantiinlaagrisse toimetada. Me säästame ka Grand Hotelli aristokraatliku turistide seltskonda ja seame erikorralduse alusel koha peal karantiini sisse. 3 nädala jooksul hoolitsevad politsei, tervishoiuteenistus ja 1 garnisoni komando korra ja teie julgeoleku eest. Ametivõimud arvestavad külaliste kaasabi ja mõistmisega. Me loodame, et õnnestub seda haigust maja sees isoleerida ja et rohkem ohvreid ei saa olema. Sel nädalal soovitame teile siis lugemiseks krimiromaani Jänö Räitusulest aastast 1939. Raamatu nimi on Karantiin Grand Hotellis, peaks igati päevakohane teema olema. Raamatu on eesti keelde seadnud Edwin Hiedel ja see on ilmunud aastal 1990 sarjas Mirabilia, mis teil on kindlasti paljudel ka endal veel riiuli ootamas. Jänö Räitu sündis aastal 1905. Pärast teatrikooli lõpetamist 1934. aastal asus ta pikemale Euroopa turneele, kus ta hulgaliselt mõtteid kogus ja pärast seda sai tuntuks näitekirjanikuna. Tema näitekirjalik stiil on ka siin raamatus mõnusalt tunda ja samuti kirjutas kabareetükke, kirjutas muuhulgas krimiromaane, Võõrleegioni paroodiat, kirjutas kriminaalromaani paroodiaid ja tema teostest on tuntust kogunud näiteks sellise nimega teosed nagu Surm on hea äri, Kadunud ristleja, Blond tsüklon, Nähtamatu leegion, seesama raamat siin ja üks neist on ka ilmunud linale filmina nimega Alast diplomaat aastast 1969. Kirjanik ise jõudis elada väga lühikese, aga intensiivse elu. Ta lahkus meie seast juba 1943. aastal pärast seda, kui ta oli raskesti haigena sattunud haiglasse ja sealt edasi toimetatud töölaagrisse. Soovime teile head lugemist, toredat kevadet ja nautige kriminaalromaane ja Ungari kirjandust.